siin on mul olemas nüüd leotatud vill ja nõrutatud. Et see esimene sõnnikukord on siit välja vajunud. Siis on mul olemas, ma olen kasutanud selleks kõst korvi praegusel hetkel, aga võib kasutada ka tsentrifuugi. Siis et villa sinna kuuma vette vajutada, on mul kummikindad selleks. Need on sellised paksust, et kuum läbi ei tule. Ja pesuvahendiks ma kasutan rohelist seebilahust ja pesusoodat. Kuna mul on 40 liitrit vett selle koguse jaoks, kilo villa pesemise jaoks, siis ma kasutangi 100 grammi, tuleb 40 liitri kohta panna pesusoodat. Mul on ta eelnevalt veega küll lahjendatud, aga ta ei taha siit välja tulla. Ja siis 100 grammi seda rohelist seepi, see teeb pool klaasi. Ja siis ma segan seda natukene ka, seda vett, millega ma vajutan neid villasid. Kindlasti peab pesuvahend olema täiesti ära segatud, muidu mõni koht jääb rohkem ja mõni vähem. Ja mul on see vesi, maksimumtemperatuur 65 kraadi praegu. Ja vill on õue külm, õues jahtub kiiremini vesi maha, siis ma kasutasin maksimumtemperatuuri. Ja siis ma lihtsalt õrnalt tõstan, et see vesi saaks igale poole minna. Selle jaoks ka need kummikindaid oli vaja. Aga väga õrnalt. Järgmiseks ma hakkan nagu õrnalt üles alla vajutama. Ja see must vesi lähebki ilusti siit üle ääre ka. Ühtepidi ja teistpidi. Ja sedasi ma teen 15 minutit õues. Aga sauna eesruumis ja toas võib teha kauem, et see mustus lahti tuleks. Aga väga õrnalt tuleks seda teha, muidu see vill viitib ära. Vesi ei tohi alla jahtuda. Alla 45 kraadi, sest muidu lanoliin langeb uuesti villa kiule tagasi. Ja kui vill ei ole nii lanoliinine, võibki ta varem siit välja võtta, nõrguma panna. Vaadata ka neid kohti, hõõruda ei tohi, kergelt suruda. Ja kui veel natuke tundub, et on must, siis võiks veel natukene õrnalt vajutada. Ja see mustus libiseb siit kiu pealt välja. Siis ma võtan selle villa välja. Kõik see lanoliin voolab kuumalt välja. Vesi ei tohi ära jahtuda. Kõige parem on panna tsentrifuugi, siis tuleb kiiremini soojalt välja lanoliin. Et saab kohe kuumalt panna ja ära loputada. Ja seda pesuvahendit jääb ka vähem külge. Ja nüüd ta siin ei tohi ka kaua väga nõrguda, sest siis ta jälle jahtub ja need soomused lähevad uuesti kinni ja mustus jääb sinna villakiusse ja pärast enam seda nii kerge puhtaks saada ei ole. Et kui ta on kerge, siis panemegi järgmisse vette. Kui on väga must vesi, must vill, siis tuleb pesta vähemasti 3 korda pesuveega, kui on väga palju lanoliini. Ja nüüd ta siin kohe järgmises kuumas vees leob natuke ja samamoodi tuleb seda seebivett nüüd siit välja õrnalt vajutada.
Ja jällegi ma hakkasin 15 minutit pesta, et vesi ära ei jahtuks ja et tuleks veel siit lanoliini välja. Nii kaua tuleb seda loputada kuuma veega, kuni on vesi täiesti puhas. Peamine asi on see, et vesi ära ei jahtu pesemise juures. Et ma pean kontrollima, et kas vill on puhas. Võtan siit ühe villatuti välja ja siis föönitan ja kuivatan ta ära fööniga ja siis saab kohe aru, kas ta on kuiv või on ta veel rasvane. Sest meil on väga tähtis, et villa sees ei oleks lanoliini nii palju. Nüüd ma panen ta siia päikse kätte veel kuivama, ta on niiske, aga kauaks ei tohi panna, sest muidu päike sööb selle kiu ära. Siis natuke seda siin pleegib, need kollased asjad välja. Ja siin on näha, et need lühikesed tulevad siit veel küljest ära. Ühtlased paneme siia peale. Siis kui peale pesu saab veel siit pealt seda viletsat viltinud villa lühikest ära noppida. Mis ei tule, see jääb siia külge. Ja siis, kui sa seda kuivanud villa veel nüüd nopid siin õues, siis tuleb ka veel sodi ära ja seda kvaliteetsem see lõng siis lõppkokkuvõttes tuleb, kui need viletsad villad siit välja on võetud. Ja päikse käest ta tohiks ka olla siis 2 tundi. Ta siis natukene see kollane läheb välja pisut, aga ta seguneb masinate sees ühtlaselt ära. Nüüd ongi see vill paras aeg järgmise sammuna viia kas siis villavabrikusse kraasimisse, et lõngaks teha või siis ise kodus valmistada ja kraasida villaloor.